Tere! Kevad on käes, see on nüüd kindel. Ka Hiina uus aasta on alanud ja Hiina uus aasta algab alati koos kevadega ehk energeetilise kevadega. Vaatamata sellele, mis parast jõues on, kas vihm, torm või lumi, energeetiline kevad meil juba tulemas, sest päev läheb pikemaks, päike läheb kõrgemaga käima, me tunneme kehas energiate liikumist, tahame ise rohkem liigutada, rohkem olla aktiivsena. See näitab, meie keha ärkab ellu, meie meel ärkab ellu ja meie hing ärkab ellu. Ja see on kevade puhul hästi oluline, sest siis saab hakata ka muudatusi, uusi projekte ellu viima ja ka universumi energia toetab mind. 21. jaanuar algas siis jänese aasta ja kuna me räägime siiski Hiina uuest aastast, mitte Ameerika, Eesti, Venemaa või Vietnami, vaid just Hiina uuest aastast, siis alanud on jänese aasta, täpsemalt yin-vesi jänese aasta. Ja Hiina mõistes on jänes ikka üks väga võimas loom. Tegemist on maagiga ja maag, kes siis kellel on väga tugev intuitsioon, kes näeb palju rohkem, kui ta räägib, kes annab meile teada, et kõik tarkused on inimese sees, ole tark ja kaval ja kasuta enda tarkusi iseenda elu ja oma lähedaste elu parendamisel. Ja loomulikult on väga raske aru saada, kus kohas on minu sees siis minu suhete energiajõud ja minu siis oma rollide energiajõud. Et siis seetõttu võtame appi kindlasti ka kodu, sest kodu aitab meid paremini määratleda maailmas, sest kui hakata ööpäeva jagama ajaks tundideks, siis suure osa oma päevast veedame me siiski kodus. Kes siis magades, kes töötades, kes süües, kes lastega koos olles, igal ühel omad tegevused. Nii et Feng Shui ei vaata mitte lihtsalt ainult kodu, Feng Shui vaatab üldist energiate mängu, kuidas tunda end praegusel hetkel hästi ja kuidas panna siis ümbritsevad energiat ja ka iseenda sisemised energiat enda eesmärkide ja soovid jaoks paremini tööle. Ja alustame algust tutvuma natukene ka uue aastaga, et mis see uus aasta on, et selle jaoks on mul tehtud ka väike slideshow. Ma panen sellega siis tööle. Kui ma nüüd selle üles leian, on vahepeal nagu siin läinud liikumisse, leidsin ülesse. Nii, leidsin ülesse. Ja mul on kohe esimene selline huvitav pilt. Mis pilt see selline on? Tegelikult on ühe Soome kunstniku Gustav Saksi vaip, tal on väga kihvtid vaibad. Ja miks on just see toodud ära, et see on selle aasta, jänese aasta klassikaline värvigamma. Et mis on siis jänese aasta värvid? On must, hall, tumedam roheline, kuhu aeg-ajalt eksib sisse ära ka lõheroosat natukene või natukene siis lilla. Kas ta on siis niisugune sinakas lilla või punakas lilla, need on selle aasta peamised värvid. Kuna tegemist on vesi jänese aastaga ja jänes ise kuulub siis puuelementide rühma, siis vee ja puuelemendid on väga-väga võimsad. Ja kui nagu ma iga aasta käin siis ka Soomes asuntmessil, siis sel aastal oli mul niisugune väga suur üllatus see, et 80% kodudest kandis endas väga-väga tugevalt vee ja puuelementide energiat. Nii et kui me mõtleme, et ei tea ükski arhitekt ega sisekujundus ja või ka ütleme siis moedisainer midagi Feng Shui, siis alateadlikus universumis on see informatsioon olemas ja neid värvid, need materjalid, need mustrid on kõikjal aastas ka näha. Nii et kui mõni arvab, et me ei ole siis Feng Shui meistrid, tegelikult me kõik oleme oma elus isikliku energia ehk isikliku Feng Shui meistrid. Tahame seda ei taha. Mõne sõnaga ka jänese aastast. Me arvame, et jänes on hästi hell ja pehme ja õrnakene. Siis tegelikult vesi toob sisse niisuguse väga omapärase energia, et vesi toob sisse kaks poolt. On siis see arm, tundlikkus ja teine pool on niisugune hirm. Et vesi võib olla ka ju jää ja rahe, niimoodi seisma jäänud, kangestunud energia. Väga lihtne on sellist energiat nagu hirmutada. Aga samas on ka vees olemas selline soojus, pehmus, voolavus ja mis on väga tähtis selle aasta puhul on siis see muutumise energia. Muutuse energia on väga-väga tugev selle aastal. Nii et
me peame olema valmis muutusteks ja kui me võtame see laiemalt, siis tegelikult Hiinas on siis vesijänese aasta 4720 aasta, nii et see aja arvamine on hoopistükkis palju-palju pikem. Ja seda on 6 olulist punkti, et tegemist ei ole üldsegi rahuliku aastaga. Aastapäev, kui tiigriaasta oli väljapoole suunatud energia, siis nüüd jänes pöörab pilgu enda sisse ja mitte pehmelt, ta vaatab päris tugevalt enda sisse. On aeg tegeleda oma põhiväärtustega, oma selle, mina ütleksin oma kingaplatvormi tallaga, mida paksem see on, seda kindlamalt me ennast tunneme. On aeg, kus tuleb panna paika, kes ma olen, oma rollid ja vaadata, ma olen 20 aastat väga palju õppinud, arendanud, omandanud uusi asju, kas meil on neid kõiki asju vaja, kas on need mineviku raskusi oma turjale vaja kaasassida, pigem osata ka nendest loobuda, lahti lasta ja mulle väga meeldib jäneseaasta moto, et kõik see, mis meid nagu segab, sellest tuleb loobuda ehk lahti laskma. Et see on niisugune väga jõuline enese rollide määratlemise aasta, enesest arusaamise aasta, meil tuleb paika panna, kes ma olen inimesena, emana või isana, tütrena või pojana, vanaemana, töötajana, hobitegevustena ja nii edasi ja mitte ainult öelda, et ma olen näiteks, mina olen naine, sellest üksi jääb väheseks. Maailmas on pool rahvast on naised või üle poole isegi. Tegelikult kes ma olen, just mis on minu kui naise eripära ja mitte välimuses, vaid just meie vaimses ja hingelises plaanis, mis on minu põhiväärtuste pakett. Ja kui ma ise seda ei ütle, siis järgmisel aastal pannakse meid kusagilt mujalt see paika. Nii et on aasta tegeleda iseendaga ja luua seetõttu ka endale väga turvaline kindel kodu, kus on lihtsam ka need raskeid eneseuurimisi teha ja võtta ette ka otsuseid muutusteks, et nüüd läheb asi nii, nüüd ma tegelen sellega. Nii et seetõttu on niisugune väga-väga oluline aasta. Mul on ka mõned siin moepildid. Et kuna me sel aastal on siis vesijänese aasta, siis vesi armastab väga musta värvi. Must on selle aasta värvi, samuti on hall. Hall või niisugune hästi lahja taevasinine hall. Ja kuna veeelement on, siis veeelement juurde käivad kõik satsid, volangid, detailid, lehvid ja ka siis see plisseer kui selline muster. Niisugune kanga viimistlemise viis. Nii et kõik see võib ka tuua ka sisekujundusse detailid, et ruumi oleks väga niisugune paigas ja staatiline, läks rohkem sees energiat, liikuvust, siis see kõik käib veeelemendi juurde. Ja ka muidugi riietusse lisata salli üle õla, kanda hästi palju plisseeri. Kõik see käib selle aasta juurde. Ja nagu ka värvidest näha on must, veini, punane, lilla ja hallid on selle aasta toonid. Ja muidugi on ka roheline, kuna jänes kuulub puuelemendi alla. Ja kuna seda jänese aastat juhib, tema käitumist siis suunab sel aastal hoopistükkis metalldraakon, kes on tõeline müstik, siis metalldraakon toob sisse just riietusse, mitte kodukujundusse, vaid riietusse ka läikivat tooni päris palju. Nii et moesandalt laienevad ja laiad energiat, see kõik näitab, et on tuleelementi palju sees, aga tuld on selle aastal hästi vähe, et kogu meie selle aasta ülesanne on tegelikult see, et me peame tooma oma ellu tuleelementi. Nii, ja vaatame edasi siin ka mõned pildid, ka siis täna on sisse ka siis ruumikujunduse mõttes on võetud Asuntomessilt. Siin on päris näha, rohekad, hallikad, sinakad toonid, meil on tulnud juurde mingid lillakad tooni sisse. On natuke ka lõheroosad sisse, et seda 80% kodudest, mis üldjuhul on juba tegelikult siis omaniku poolt nagu juba suunatud ja soovitud, siis võis seda kõikjal näha. Nii et kui oma kodus ringi vaadata, mida juurde tuua, siis just on näha selliseid vee- ja puuelemendi mustreid, detaileid, lille ornamentikat, taime ornamentikat, kõik jääb selle aasta juurde. Natuke vaatame ka, mis see aasta on, et see aasta on siis vesijänese aasta, aastaid juhib metalldraakon siin, on olemas ka puutiiger ja maapühver, mida absoluutselt ei ole puudu, on täiesti tuli. Seda juba 3. aasta järjest, seetõttu on kõigile soovitus, palun tooge oma ellu rohkem tuleelemendi energiat. Läbi oma hobide, tegevuste, aga ka läbi kodukujunduse. Sest me nägime ainult ühes kodus, nägime punast värvi, aga ei pea olema punane värv. Tuleelemendi alla käib ka nahk.
või nahka imiteerivad materjalid käivad kodukujundus juurde, samuti ka riietuses. Samuti mustritest on väga palju rombi, diagonaali mustreid, kõik see on tuleelement, siksakki, kõik see on tuleelement, olenemata värvist. Tooge patjasid, detailid, kardina mustritesse, siksakke, rombi, diagonaali sisse, tooge tuld oma ellu sisse. Kolmnurkset vormi, just sellepärast mitte, ma näen, et muidu minnakse maja vormi energeetika, aga see maja vormi muutma nii-öelda siis kolmnurkseteks ja tehakse teravaid nurki sisse, aga see toob meie ellu rahutust ja närvipinget ja väga raske on seal tegeleda iseenda muutustega, oma eesmärgide elluviimisega. Parem toome seda pehmemalt sisse ruumikujundusse. Veinipunast toon, isegi tuleelement alla, terrakota toon, isegi see lõheroosa võiks nagu olla pigem, et see kõik aitab siis, kui on ka ploomi, lilla, ka see käib tuleelemendi poole juba, et variante on igasuguseid. Ja kui me räägime läbi kodukujundusest, siis kui ma vaatasin neid kodusid, mis seal ehitati inimestele, siis hästi moes on siis vee ja puuelemendi värvid, nagu ma mainisin. Samuti on moes puit ja klaas, puit kui puuelement, klaas kui veeelement, peeglit on hästi vähe. Peegli mõjub aina nõrgemaks, mis muidugi on õige, kui on liiga palju aknaklaasi, siis peabki jääma peeglit vähemaks, muidu upub inimene ära, ta kaotab iseenda pidepunktid ära, sa pead tegema valiku, kas aknaid vähem ja peeglit rohkem, mitte mõlemaid korraga. Ja päris palju on tulnud ka juurde nüüd tapeeti, mis mulle endale väga meeldib, sest tapeet muudab ruumi rahulikumaks ehk kinnimaks ehk pesamaks. Et kui isegi on tehtud nii, et ruumid on hästi avatud läbi 2 korruse või 1,5 korruse, siis kasutatakse ruumis hästi palju ruumi, ütleme siis jinnistavaid ja rahustavaid materjale ka kunstina seinas, et ruumid ei tohi kajada. Kui me kodud kajavad, siis me ei suuda ennast luua, meie energia muutub rahutuks, närviseks ja toob kaasa lahutusi ja ka tervise halvenemist. Nii et kui me vaatame selle kodude mõju, mis mõjutab meie käitumist ja saatust, on siis üks halvemaid asju on teravad nurgad ruumides. Need tuleb kindlasti pehmendada, sest meil on raskusi iseendale loomisega. Magamistuba tuleb korda teha, sest see on minu enda vundamendi loomine ja ka suhte vundamendi loomine. Magamistoad on kaasa kodus hästi-hästi nõrgad ja ka peaoksid ei ole peidetud, muidu õnn lihtsalt ei leia meid ülesse. Et see on oluline see, mille tähe pöörata, et me oleksime leitavad universumile. Energia on hästi-hästi rahulik, ta lihtsalt ei leia muidu häid asju üles. Siin on ka mõned pildid siis majadest, puitu on palju, klaasi on palju ja neid teravaid urki. No siin praegu on siis tuleelemendi. See on ka see, et ka lagedes ruumides ei tehta lage sisse, mis tegelikult mõjub hästi, kas või väike osa laest, vaid minnakse üles nurkadesse, tekitakse teravaid nurki ruumis. See kõik muudab tegelikult meie elu rahutuks ja raske luua endale heaolu. Ka siin on näide teravatest nurkadest. Et puit kui maja kui selline väga tore, väga loomulik ja looduslik ja mõjub meie kehale hästi. Aga kuna soovitakse teha niisuguseid 1,5 korrusega maju, siis aetakse ruumid terava nurkadeks ja väga palju on kodudes teravaid nurki ja mul on lausa kliendid pöördunud, et neil on väga ilus elu olnud. Ja mingi hetk ma teen kodus remonti, uuendan kodu ja hakkab asi nagu päevast ära läheb ja siis võib näha jooniste pealt, et on tekitatud ruume teravaid nurki. Teravad nurgad imevad ära meid eluenergia ja me oleme pidevas võitlevas positsioonis. Ja siis tundubki, et elu on üks pigem võitlus, see mõjutab kohe meie vaimset energiat, vaimset tervist. Nii et selle eest tasub ennast kindlasti kaitsta. Mida ma veel panin tähele just selles Soome asuntomessil, et väga tuleb vahele see, et on nagu mäe otsas on rikkamad majad ja mäe all on odavad kastid. Et need päris kuud kastides elada ei ole ka mõnus, aga seda oli väga tuntavalt näha, tehti nagu vahet. Mis mind ennast nagu aeg-ajalt nagu hirmutab, et tehakse tõstetakse majad kõrgemale, siis tegelikult sinna all tekivad pimedad urkad ja arvatakse sinna alla on väga tore käia toolidega istumas ja puhata. Ma ei kujuta ette, kes tahaks elada kusagil roti lõksu all, et oota, mille ta mulle energeetselt pähe kukub. Tegelikult ta kogu aeg rõhub meid pähe, ei ole valgust, ei ole mitte midagi, on ainult tuuled
tõmbus meie kliimas. Nii et selline ei ole kindlasti mitte hea energia, vaid pigem on rõhuv energia. Ma olen pidevalt rõhuva tundal ja ma ei tunne ennast hästi. Et sellist kodu ma ei soovita mitte kellegile. Aga see on nüüd moetrendid, see, mis hakkab mõjutama ka meie enda käitumist ja loob meie inimestele psühholoogilisi pingeid, survestatust. Ma ei saa aru, mis lahti ja ma tunnen, et keegi muudkui rõhub mind. Ma ei saa hakkama oma eluga. See on klassikaline lause, mis sel juhul öeldakse. Aga puit kui selline, väliterrassid, erinevad variandid, kõik on okei. Seda enam, et terrassid ja õuealad on üha moodsamad ja moodsamad. Kas katame klaasiga, kas jätame avatuks, sõltub muidugi kliimast ja võimalusest. Aga võimalus õues olla, et see on kõik on väga tore. Ja kui minu loodusesse saab ka paigutada seda, nagu siin näha on Soome looduses, on see väga ilus, et see aiakujundus võib olla päris lihtne, et kas me tahame ikka olema ausad enda vastu, kui palju ma tahan siis aias möllata, äkki ma tahan kodus pigem puhata, ma pean olema väga aus enda vastu, mida ma tahan üldsegi teha ja kui palju. Et niipidi vaadata või vastupidi armastama külalisi vastu võtta ja teha toredaid söögiõhtud, et olla väga aus enda vastu, mitte vaadata nii palju naabreid, vaid olla aus enda vastu. Nii et variante on hästi palju, kuidas saab oma ellu luua head energiat. Nii, see on sellised head variandid, see õues on ka olemas söögivõimalus, on klaasiga kaitstud, saab ka klaasi ära võtta, teha avatuks, see on maitse küsimus, mis kindlasti ei kuulu kokku välibassein ja söömine. Need on kaks vastandlikku energiat ja mõjutavad väga halvasti suhetele üldse. Õnneks tundub, et jakuusi energia hakkab vähenema, me leidsime ainult 1-2 kodu, kus olid söögilaud ja jakuusi kõrvuti. Üldjuhul olid need juba kas eraldatud, on spa osa ja on söögi osa eraldi või isegi jakuuside osa hakkas tugevalt on hakanud vähenema või ainult selles piirkonnas on hakanud see vähenema. Spa kui selline on väga popiks saanud kodudes, on suured spa osad, pigem on vähemaks jäänud ruumide, tavaruumide, tubade piirkonna ala ja miks mitte, kui inimesed tahavad veeta aega rohkem väljas, nad ei taha mitte õue minna, olla oma kodu väliruumis ehk terrassil või oma kodu siis selles spa keskuses, miks mitte niivõrd välja minna. Tundub, et õuealad on aina vähem kasutuses, et inimesed ei lähe niisama lihtsalt enam õue. Või käin koeraga pissile. Jäi nagu mulje. Näete on näha jälle, et on köögiala on terrassi all, söögiosa on ka osaliselt on terrassi katuse all, osaliselt on avatud, et see kõik on väga hea. Feng Shui väga kiidab seda ja ka materjali kasutus vastavalt siis majastiilile, kas siis kivine või kui on puitmaja, siis võib olla miks mitte ka siis puidune. Nii, ja värvikammat on näha siin praegu võetud üks meelega suke tükk, et näha, kuidas on siis rohelisega ja halliga mängud. Ja see rohelist oli niivõrd palju, et mingi hetk tundus, et ma hakkan nagu väsima. Mulle endale väga rohelised toonid meeldivad, aga kui seda juba liiga palju on, oli tõeliselt väsitav. Ja nagu me ka piltidel näeme järjest praegu, magamistoad väga haavatavas seisus. Iga pool olid aknad, maastaani klaasid, isegi uksed igas suunas, et see oli täiesti lõbus, kui leidsime, avasime uue magamistoa ja kuidas võetakse nagu läbi kodukujunduse inimestelt jõu ära, et see oli täiesti niisugune omapärane kogemus. Nii, jälle hallid toonid, hall, must, puit ja natuke niisugust lõheroosat või rohelised toonid, natuke kerge lõheroosaga, halliga, väga ilus. Lillad tuuakse niisuguse halli ja musta juurde täiesti omapärane, miks mitte. Ja ühes kodus leidsime ainult siis punase vaiba, mis tundus kohatu, kuna olime ära harjunud juba halli ja roheliste toonidega. Ja muidugi siis klaas, lõputud klaas. Sa muud ei näe kui naabrimaja puit seina, blank seina. Hea kui on ühes suunast ka mets, aga enamasti nägid teiste majade blank seinu. Ja muidugi puitmaterjal laes, seinas, ka põrandal, ka mööblis. Siin tekivad need teravad nurgad, nagu me kogu rääkisime, mis mõjutab meie tervisenergeetikat ja ka meie vastuvõimet immuunsüsteemi. Ja jälle rohelise mängud mustaga ikka ja üleni puidused toad ja puidused seinad. Mis mulle väga meeldis, kui toodi sisse tapeeti, fototapeeti. See oli väga efektselt lahendatud. Nagu näete, praegu siin on ka voodikate, mis tegelikult on ju hall, aga siin peal on niisugune rombi muster, mis on muideks tuleelemendi energias. Nii et ei pea alati tuli punane toas olema, võib ka väga hästi olla siis just sellises mustris. Ja näiteks ka loomanahad, on ta siis kunstnahk ja pärisnahk on samuti tuleelemendi energias.
Nii et niipidi. Mis oli see aasta probleem ja mis ma olen ka varem näinud on siiski on see, et kui tekib läbi maja tugevad need löögid, mis võtab inimestelt jõu ära, siis oli niimoodi, et me ei näinud kodu peaust, ma nägin kohe siis kasvuhoonet või ütleme talveaeda, et ma jooksin siit mööda, alles hiljem saan aru, et peaoks on mujal. Need kodud on õnnest tühjad ja on terviseprobleemid tugevad sellises kodudes. Nii et ja siin on näha seinte peal nii-öelda yin-materjali ehk siis, mis võtavad selle kajavad ruumid ära, et on kunstina või kunstina enamasti siis nii, et ka taimekunstina, et need võtavad selle kaja ruumist ära ja kodu muutub meile palju loomulikumaks ja paremaks. See nagu on head trendid, et kodu ei tohi mitte kindlasti ei tohi kajada. Tehe kodus plaksatusi ja saate kohe aru, kas te kodu kajab või ei kaja. Magamistuba nagu lennuväli, nagu kosmodroom ütleks selle kohta. Väga raske on välja puhata, kuna puudub ka voodi ots, siis tegelikult kõik inimesed kontrollitakse sinu elu, sina ise oma elu ei juhi. Nii et kui see ongi meie eesmärk, et meid kontrollitakse, siis miks mitte sellises kodus elada. Nii hall, must, roheline, klassika. Näete, aga puidumuster on peal siin tehtud selline siksakis, on täpselt samamoodi tuleelemendi vormis. Ega tuld toodi sisse, aga kogu aeg peedetud kujul. Et soovitan kindlasti tuua kodusse tuld sisse ja kui te seda ise ei armasta, tule punase värvina, tooge selle mustrina, tooge selle valgusena. Variante on hästi palju. Must ja hall oli väga palju. Puidumängud, hall, must ja puidumängud, miks mitte väga palju. Isegi see vadi, mis triip liigub ülesse, on samuti puuelemendi energias. Ja siin jälle näha need ruumi innistavad materjalid, ka kaardina detailid, mis tõesti oli see, et ma ruumis käisin ringi ja lõime käsi kokku ja tõesti ei olnud kaja olemas, nii et töötavad väga-väga hästi. Nii et see kõik annab, et meie eesmärk on luua kodu, kus ma saan välja puhata, kus ma saan oma tervist ja terviklikkust toetada ja see läbi viia oma ellu muutusest. Niikuinii maailm on pidevas muutuses. Aga mina pean siis teadma ja hakkama saama selles ja tundma ennast ka seejuures hästi. See meie absoluutne eesmärk. Puiduseinad, puidutahvlid, igasugused. Siin on jälle innistavad materjalid seinas. Nii et kuigi siin praegu on väga ilus voodi ots, mis toetab seda partnerluse suhet, kõik see on siin praegu ideaalne. Mis on veel, et mis on praegu viimane mood ja ma soovitan kõigile, kui on avatud ruumid, siis mängida nende ruumi eraldusseintega, et energia teie kodust lihtsalt läbi ei jookseks ega kihutaks ka teie õnne, edu, raha, suhted ja armastuse ja tervise kaasa ei võtaks. Ja kui isegi ei pea olema kinnine umbne sein, vaid mängida just selliste ruumieraldusmaterjalidega. Vanasti Hiinas tehti need sirmid nii-öelda, hästi moes on ka kangad, aga tegelikult võib olla ka siin on nagu puidust niisugune, nagu ütleme raaguspuu muster ees, mis takistab energia kiiret läbivoolu, on ka antud olevat kodu siis disainist, on olemas ka täiesti siis metallsed, väga ilusad kärjed, mis kannavad ennast tuleelemendi energiat kusjuures. Ja siin kodus on hästi stabiilne kodu, siis mulle väga meeldis see veeelemendi energiast lamp, mis sai lakke pandud. Nii et tegelikult ei jookse energia majast välja, vaid jääb sellesse kodusse püsima. Et see on nagu see mõte, tunda ennast hästi. Mul võib olla kodus väga palju klaasi, kui ma osanud seda ruumi nii-öelda eraldada, neid erilisi soppe, siis ma saan sellega väga mõnusa kodu. Nii et ma tahan väga avatud ja kõrget kodu, siis mõelge selle peale, kuidas tuua sinna inni sisse ja kuidas eraldada, et ei oleks liiga kiire nagu läbi 60 meetri jooks. Teha selles 60 meetri jooksus maailmameistri tulemusi, see ei ole meie mõte. Mida ma tahan täna ka rääkida hoopis teistmoodi juurde, on selline teooria, kui on Bagua teooria. Bagua on 8 eluvaldkonda meie elus, kõike meie ümber ja meie sees. Tegelikult on need Bagua 8 eluvaldkonda minu sees. Kui ma praegu sinna räägiks nagu lahti, mis need on, selle mina, kes ma olen, minu suhted teiste inimestega, minu tuleviku nägemus, minu visioon tulevikust, ka homsest päevast, keda ma kutsun oma ellu, nõuanded, ideid,
muide ka panga liisingipäevad sinna all, et mul on vaja mingit toetust, et mingit projekti me elus ellu viia. Kuidas ma teen oma elus valikuid, päevakava, et oma asju ja eesmärke ja heaolu ellu viia, mida ma pean juurde õppima või mida mul on enda juba sees olemas, mida tasub arendada, siis kui oluline ka minu jaoks juured, kust ma olen tulnud. Muide, jänes peab väga tähtsaks juuri ehk perekondliku suguvõsa väärtusi ja annab kogu aeg mõista, me ei saa ennem edasi minna, kui me ei tea, kust me oleme tulnud, mis on sealt head, mis on sealt halba, tuleb teha niisugune analüüs, mis on takistav, tuleb loobuda, nii-öelda jänes ütleb, viska minema, mis ei toimi ja võtta see, mis on sinu tugevus. Tema just toetab sel aastal mitte niivõrd armastussuhteid ehk uue partneri leidmist, vaid pigem pikaajaliste suhete jätkusuutlikkust ja sealtkaudu ka see, et need tugevad suhted toodavad siis ka näiteks ka jätkusuutlikku energiat ehk lapsi ja nii edasi, sest me oleme siiski inimestena looduse osad ja iga taime ja lille eesmärk on tegelikult ju paljuneda ehk olla jätkusuutlik, mitte olla pärast see ohustatud liik kusagil punases raamatus. Ja seetõttu ka inimeste niisugune, me isegi ei tunnista aega-, me oleme väga egoistlikud ja tahame ainult mi elada oma elu. On tegelikult meie alateadlik eesmärk olla jätkusuutlik ja anda ka järglasi. See on ka see, et kui mingi aeg meie elus, tavaliselt on see 30-ndad, kui hakkab inimesest kell töötama, et kas mul on järglasi. Nii et see on nagu käib meie juurde. Nii et perekondlikud väärtused, sõnumid minevikust on meie jaoks väga tähtis. Ja selleks tunda ennast hästi, tahab tunda endas rahulolu, see on siis see viimane punkt ehk rahulolu. Tavaliselt me arvame, et see rahulolu on ainult raha, me mõõdame rahulolu rahas, siis tegelikult ma võin üks päev vajada 5 miljonit, et tunda ennast hästi, teine päev vajada head võileiba, et tunda ennast hästi, kolmas päev kellegi inimese lähedust, et tunda ennast hästi. Nii et tähtis on siiski see, et rahulolu tunne. Ja siin ongi nagu ka üleskutse inimestele, kui ma tihti küsin loengutel inimeste käest, et mis on inimese elu eesmärk, siis mulle öeldakse, et olla õnnelik. Siis ma nagu küsin ära, et mis tähendab õnn, mis on sinu jaoks õnn, see enamasti ei teata sellele vastust, et mõelge ka selle üle, et mis teeb sind õnnelikuks. Kui ma tean, mis teeb mind õnnelikuks, siis ma toon iga päev seda oma ellu. On ju nii? Nii et mõelge selle peale üle ka, et kas mind teeb õnnelikuks olla füüsiliselt aktiivne, mind teeb õnnelikuks, ma saan šokolaadi süüa, seetõttu ma iga päev toon oma ellu füüsilist aktiivsust, samas ka natuke maiustusi ja head maitset, on ju. Et see on inimestel hästi-hästi erinev, aga olla väga aus enda vastu. Ja kui ma räägin sellest vaagua energiatest, siis iga aasta need vaagua energiat muutuvad, 8 eluvaldkonna energiat muutuvad. Mida siis teha? Kuidas seda määrata ja analüüsida? Kuna ma ei tea, kus koos mu kehas asub suhted ja kus mu kehas asub lapsed või pangalaen, on ta mul kopsus, maksas või põlves, siis tegelikult ma võtan appi oma kodu, kus ma veedan väga palju aega ja kuidas ma kodupaaguat jagan, on selleks niisugune teooria olemas. Korra vaatan järgmist slaidi, näeb äkki paremini, et ma võtan oma kodu ette ja siis vabandust, on tagasi korra, et sissepääs saab olla siis 3 tsoonist. Ehk kui ma teen selle kodujoonise, keskpunkti leian ja jagan ta nii-öelda tordilõikudeks, siis tekib see ilus tort. Mõnikord on tort väga erilise kujuga, kuna me kodud on väga erilise kujuga, aga ma saan joonnavuga leida üles selle kodu keskpunkti. Mõni tsoon jääb seetõttu suuremaks, mõni jääb väiksemaks, seda näeme järgmise joonise peal. Aga tegelikult on see, et ma saan sisse oma kodust tulla ainult 3 tsoonist. Kui uks on keskel, siis karjääri õigete valikute otsuste tsoonist. Saan tulla sisse, kui uks jääb liiga vasakule, siis sisemise tarkuse tsoonist või õppimise tsoonist ja kui uks jääb väga paremale, siis abivalmis inimeste ja ka reiside tsoonist. Kõik muu alati jääb samaselt liikuma. Jah, Feng Shuis on 9 suurt koolkonda ja seal läheb aegalt lahku selle vaagua eluvaldkondade jagamine. Kui te olete õppinud mingit muud vaagua koolkonda, näiteks lendava tähe koolkonda, mis on väga noor koolkond, tekkis alles viimase keisririigi ajal,
siis sel juhul te peate alati jätkuma seda koolkonna tegemist. Te ei saa minna, et ma täna teen seda ja homme teen teist, te lähete iseendaga vastuollu. Mina esindagi vanimat koolkonda ehk siis vormi ehk intuitiivset koolkonda ja sellele nagu põhilause on see, et inimene on ise oma elude juht ja energia tuleb sisse meie peamisest uksest koos inimese liikumisega. Nii et mina saan oma elu muuta, ma ei ole ohver. Ei sõltu kogu aeg teiste mõjud, ma saan ise teha oma elus valikuid, otsuseid ja ka muutusi, parendusi. Jah, kindlasti on see, et aasta energiat mõjutavad siis igat paagat erinevalt ja seetõttu on mõni eluvaldkond on sel aastal keeruline. Seevastu teine eluvaldkond on väga hea. Ma korra toon ühe näite just järgmise slaidi näol, et kodu võib olla ka väga keerulise kujuga, nagu mul üks siin Austraalia kodu on parajasti. Selline koduenergia on väga närviline. Eks sellest ma poole pöördudigi, et ei saa olla lahti on, kõik on ebastabiilne, lippab ja lappab, et mis lahti on. Magan väga halvasti ja nii edasi ja nii edasi. Siin on näha, et kodumine peamine uks tuleb siit sisse. Ehk valikut ehk karjääri ehk elude nurgast tuleb sisse ja keskpunkt on siis keskelt ja näete, osad tsoone jääb nagu puudu, osad on seevastu väga suured. Nii et see on näha ka ikkagi, et ikkagi iga tsooni on mingis mõttes ka natukenegi mu kodus olemas, et selles kodus on hästi väike on siis raha rahulolu tsoon. Seevastu väga suur on siis tarkuste ehk teadmiste tsoon. Nii et see kodu siis mõjutab, inimesed muudkui õpivad ja õpivad ja õpivad, aga ikkagi tundub, et pole oma õiget pina leidnud. Et on raskusi nende leidmisega. Nii et selline mõju on siiski siis sellel paakolme olemas, et kui me läheme kodusse elama, mingisugusesse vormiga korterisse majja elama ja elame seal ütleme 1,5–3 aastat, siis ta hakkab meie saatust mõjutama. Seetõttu, nagu ütles meie esimene hiinlasest Feng Shui meister õpetaja, et mis on hea koduvorm, 4-kandiline vorm ja sellest tuleneb hea, rahulik, meid toetav, stabiilne energia liikumine. Näiteks korterite puhul on väga raske leida 4-kandilist vormi, ikkagi on mõni ruum on natukene üle või alatoonuses, mõni energia ja ka majade puhul tahetakse väga keeruliselt teha konfiguratsioone, siis mina kutsun alati inimesi üles tasakaalule ja need, kes me oleme koos algusest peale koos teinud kodusid, inimesed on rahul, just sain hetk tagasi just teate just Messengerist, et inimene tänab, et ta on nii õnnelik oma kodus. Nii et tegelikult tasub mängida mängu, et energiamäng on väga tähtis meie elus. Ma korra vaatame ühe sammu üles, võib-olla ka siis, mis on selle aasta eripära, kui me vaatame paagotsoone lähemalt, siis on 4 eluvaldkond on tegelikult häiritud. Ja mis need nagu siis on? Et teadmiste tsoon on tegelikult häiritud, see on siin, sest minu kodus on siin sissepääs, seega ma pean seda tsooni kindlasti toetama ja kaitsma. See on nagu varguste ja pettuste tsoon, jätab see, et võib olla ka raha kaotus või võib olla ka maine kaotus või selline asi, et ma nagu olen ennast üle õppinud ja ma ei oska oma tarkusi enam kasutada või keegi kasutab ära minu tarkusi või minu know-how'd ja siis tundub mulle, et minult on nagu see ära võetud näiteks on ju. No siin võib olla näiteks ka kaubamärgi pettused ja kõik käib siia alla. Siis on ka raske on ka perekonna sugupõsatsoon ja see on selles seotud siis haiguste energiaga, et sellel aastal, jänese aastal on nagu kalduvus, kuna ta on väga selle energia üles kraapinud jänes, mingid vanad haigused, vanad vigastused võivad aktiveeruda või geneetilised haigused võivad aktiveeruda. See ei näita, et me jääme haigeks. See tähendab seda. Pigem on see, et ma püüan selles paagualas mitte teha suuri remonttöid ega muudatusi ja mitte ärritada seda tsooni ja pigem ma mõtlen selle tsooni kaitse peale. Ja kui ma midagi nagu soovin siit nagu ka kaasa võtta või muuta, olema väga ettevaatlik ja pigem kaitsvas energias nii-öelda. Nii et see on tähtis kaitsta seda poolt. Ja ülevalt on ka häiritud raharikkuse tsoon. See pigem on siis niisugune nagu tülide ala ja tundub, et see raha olemine, mitte olemine tekitab sel aastal väga palju tülisid ja konflikte või viia ka nendest firmade lagunemiseni, ka konkurentsini, nii edasi ebaausani. Nii et see on rahutud valdkonnad, mis tegelikult tundub, et meie kodu, siis nii-öelda vasakpoolne osa on sel aastal tugevalt häiritud. Et kui vähegi saab, siis ma alati ütlen, et kõige lihtsam asi on see, et mitte seal teha siis remonti,
teise poole võib teha, aga kui ma ikkagi pean remonti tegema, siis tuleb kodule kaitse peale panna, et kaitsta oma seda mingit valdkonda oma elus, et mitte neid üles ärritada, neid halbu energiaid, mis hakkavad mind mõjutama. Ja on üks ala veel, mis on natuke segadus, on õpetajad, abistajate, reisitsoon. Et siin on ka nagu, et on nagu ohud sees teatud on, kas on nagu siis kas õnnetusi või seda kutsub inimesi üles, et olla liiklemises ettevaatlik. Näiteks ka see, et liikumine on ka see, et ma kõnnin tänaval ja kukun näiteks, libisen, ka see on liikumine või mingite ka reiside puhul, et pigem on nagu raskused kogu aeg sees. Nii et tasub siis seda valdkonda kindlasti kaitsta ja toetada, sest tegelikult on igast paagualast võimalik ka endale nii-öelda siis jõudu juurde saada. Nüüd küsimused, okei, et kui mul nüüd on siis see teadmistala on nüüd raskustes ja keeruline, aga mul ikkagi on vaja eksameid teha, mis nüüd saab, kõik on läbi, siis iga kord siis saab neid asju soovida ka mujalt paagualadest, mujalt koduruumidest, energiatest. Nii et see ei ole alati niimoodi, et siis et mul on kõik läbi, et ma sel aastal õppida ei saa või sel aastal ma raha oma ellu luua ei saa, sest rahaenergia on häiritud, siis tegelikult on hoopis teine tsoon, kus sel aastal saab raha küsida, on tulevikutsoonis, on väga tugev rahaenergia, ma võin sealt hoopis raha oma ellu küsida. Nii et ei olegi niimoodi, et ma jään nüüd siis kinni või lõksu ja kõik on läbi, ei ole läbi, et ma saan ka läbi ühe terve aasta, siis pöörduda mingi teise paagotsooni ja küsida sealt seda siis eesmärki, kas siis läbi raha, läbi suhete, läbi tervise ja nii edasi. Nii et ei pea kartma midagi, lihtsalt tark inimene kindlustab ennast nii-öelda siis eluraskuste eest, kaitseb ennast eluraskuste eest, paneb nii-öelda raudru selga, aga kui tal on vaja midagi ellu viia, siis ta loob selle tee, puhastab selle tee ja ikkagi viib oma eesmärgid ellu. Ja nüüd ma mõtlesingi, et kuidas me täna seda teeme, et ma korra vaatame nagu need paagotsoonid ka läbi. Paagotsoonid läbi, et mida ma mingis tsoonis saan küsida, kuidas seda ka teha. Et ma võin seda teha mitmeti. Ma võin teha näiteks seda, et võtta appi 5 elementi, sinna alla käivad siis värv, vorm, muster, materjal, tuua neid sinna tsooni juurde. Ma võin panna sinna, võtta appi ka, näiteks on olemas selline asi, kui on paagu abikaardid, mis muutuvad igal aastal. Nende paagu abikaartide loomisel on arvestatud mõõtude energeetikat, on arvestatud elementide energeetikat, yin-yang energeetikat ja feng shui atribuutikat, abivahend energeetikat. Nii et tõttu ma võin täiesti erinevatest eluvaldkondadest küsida täiesti erinevaid asju. Kui ma tahan hakata seda mängu mängima, mina seda mängu mängin. Mina mängin seda mitu korda, mängin oma kodus ja mängin ka oma büroos. Sest mul on iseenda jaoks, kodu jaoks, pere jaoks ja ettevõtte jaoks täiesti, kohati erinevad soovid, on ju nii. Ja kui ma korra võtan ette ka, ettevõtte, siis ettevõtte puhul on siis see maine on kaubamärk, suhted on kliendid, lapsed, loovus on tulevikuvisioon, palun väga, õpetajad, reisid on näiteks kõik see väline abi, know-how, näiteks ka pangalaenud ja liisingud, karjäär, õiged valikud on tegevuskava ehk strateegiline plaan, pigem lühene 1 aasta kaupa plaan. Teadmised töö iseendaga on siis nagu meeskonnatöö, meeskonna harimine, koolitamine, perekond, suguvõsa tsoon on tegelikult siis firma analüüs, turuanalüüs, ma tean, kus ma tulen, mida ma varem teinud olen. Ja raharikkuse tsoon on tegelikult kasum. Me kõikide eesmärk on teenida mitte raha pelgalt, vaid ka ettevõtlusest kasumit. Et seda me hakkame hiljem kasutama siis oma uute projektide elluviimiseks või sealt kaudu ka tõuseb ettevõtte väärtus. Nii et vaadake, et ka ettevõte saab seda mängu mängida. Ja kui ma seda mängu mängin, siis kindlasti esimene asi on see, et tegelikult ma nagu puhastan, koristan kodu. Teen niisuguse lihtsa korraliku puhastuse ja mis on ka veel, et ma panen tegelikult kodukeskusesse küünla põlema selleks, et kaitsta oma siis neid niisuguseid, kaitsta negatiivseid energiat, mis ikka meie ümberringi on. On see siis naaber või enda mu hirmud või enda mitteuskumine, mis võib ka mõnikord takistada oma eesmärkide elluviimist. Ja mis on tähtis see, et mul on võetud enda niisugune vihik. Mina kutsun seda feng shui vihikuks, võib-olla ka eesmärgi vihik ja
panen siis vastavalt paagotsoonide kaupa ja alguses kirja, et mida ma tahan siit eluvaldkonnalt saada. Ja kõige tähtsam ongi vaja teada, mida miski eluvaldkond nagu pakub mulle üldsegi. Näiteks võtame selle karjääri õiget valikut eluvaldkonna, mis tihtipeale jääb meil siia esik. Meie kodus jääb siia esik, aga jääb siia ka osa elutoast, sest nagu näete, et tsooni jalguvad keskelt, et osa jääb ka elutoast, aga osa enamus jääb siiski esikusse. Ja mida saab siis selle tsooni kaudu nagu siis oma elu tuua sel aastal, on igasuguseid siis häid asju. Muideks saab toetada naisi, naise rolle, naise valikuid, see on väga-väga tähtis. Samuti saab siit toetada selle aastal ka siis näiteks ka suhete energiaid, saab toetada ka rasedust, emadust, eakaid inimesi saab toetada siit kaudu. Siis nii, et tegelikult on ta väga tugev naiste alasele. On ju, ma mõtlen selle peale naiste ala rasedus, emadus, naise rollid, näete, missugused valikuid ma teen, et tunda iseennast hästi. Tunda oma valikuid hästi, et viia neid ka ellu. Mina kui naine, armastatud naine, mina kui edukas nõustaja, mina kui armastav, toetav ja mõistev ema, et tema rolle saab siit kaudu aktiveerida. Seetõttu tuleb alati panna ka siis kirja, mida ma tahan tsoonilt nagu saada. See võib olla osa pikk jutt, lausa üks lehekülg. Siit kaudu saab toetada ka pikaajalisi suhteid, saab toetada igasuguseid suuri pidustusi, lõbustusi, näiteks kihlumisi, abiellumist, laste sündi, sünnipäeva juubeli tähistamist saab siit kaudu toetada. Nii et kui mul on taha plaanis midagi selle osa suuri tegevusi teha, jänes armastab pidustusi, armastab igasuguseid uhkeid niisuguseid nagu tegevusi. Tema leiab, et see on väga hea, pannakse jõud taha, eriti abiellumine tema arust väga hinnatud ja mõelda selle peale hea abiellumise aasta, siis et siit kaudu saab kõiki need toetada. Ma mõtlen selle läbi, panen kirja vihikusse, mida ma tahan tsoonilt saada ja siis ma panen nende jaoks sellele asjale ka pealkirja. Näiteks, kui mina praegu ei taha pidu pidada, ei taha lapsi sünnitada ega ka abielluda, ma tahan pigem olla oma rollides kindel, ma olen naine, kelle valikud on näiteks paika pandud, ma olen need kirjutanud ära, siis ma panen ka pealkirjaks, ma olen terve ja terviklik naine. See on minu soov, eesmärk sellele tsoonile. Samas ma tean, et see terve, terviklik naine tähendab väga palju asju, mida ma oma vihikusse kirja panin. Mina teen muidugi nii, et ma panen sinna siis sellesse Paago kaardi peale selle kirja, selle teksti harniku pliiatsiga, äkki see mul muutub aasta jooksul selle lause, ma olen terve, terviklik naine. Ettevõtte puhul peaks mingi muu eesmärk olla. Ma tahan pigem just tähistada ettevõtte sünnipäeva või tähistada uusi mingeid rituaale, tegevusi, uusi tooteliine aktiveerida. Aga iseenda puhul jah, ma tahan oma rolle kinnistada ja neid paremini ellu viia, sest jänese aasta on oma rollide kindlaks määramise ja paika panemise, selle järgi ka tegevuskava tegemise, ma iga päev viin oma rolle ka ellu. Ja iga kord, kui ma kodu koristan, mul tuleb see just sellest Paago-alast käin, tuleb mul see meelde. Kui juhtub nii, et mulle neid Paago abikaarte ei meeldi kasutada, ma tunnen ennast hästi ka kindlana, ma võin appi võtta ka 5 elementi ja sellest näiteks on selle aastal puuelemendi energia. Seetõttu on ka rahapuu siin pildi peal, näiteks panna mõne taime sinna, anda taimel ülesanne, tuua sisse näiteks, kui on selle voodi, panna sinna roheka tooniga või piki triibuga nii-öelda padjapüüre, patju, et ma saan anda ka esemetele või pildile, looduspildile, kus on puud peal, anda ülesande. Oluline on see, kui ma kodu koristan või sätin, et kui ma sealt üle käin, mul tuleb see meelde. Kui ma teen selle 1 korra aastas ja rohkem selle peale ei mõtle, siis ta on mingi aeg aktiivne, aga energiad ju vajuvad ära. Saate aru, mõte ongi see, et see koristamine, mina üldse armastan koristamist, aga see, kui ma käin oma kodu üle, siis tegelikult ma ka nii-öelda aktiveerin oma enda sisemised soovid ja vajadused ja see on palju tähtsam. Ja see läbi tõttu on muutunud ka minu jaoks siis see kodu nii-öelda puhastamine või koristamine natukene mõnusamaks. Nii, võtame järgmise Paago tsooni. Suhete tsoon.
Sel aastal suhetes olen väga heas toonuses, saab see kaudu toeta ka nii-öelda siis kõiki suhtevorme, aga ka näiteks ka lemmikloomaga, emaga, kõiki sõpradega, kõiki suhtevorme, ka koostöövorme. Nii et tegelikult on päris tore aasta, ka mingit koostööpartnerlust, mul on vaja partnerit midagi ellu viia, miks mitte siit kaudu aktiveerida. Nii et ka armastuspartneri leidmiseks saab siit kaudu pigem küll aitab sel aastal leida mõttekaaslust, hingesugulust, mitte niivõrd siis armastuspartnerit, aga miks mitte, sealt kasvab edasi ka armastus. Nii et aga just see, et igasugused suhted saab siit kaudu toetada, selleks on Feng Shui abikaart Rüü, kus saab hiljem panna pealkirja, näiteks mul on vaimustavad suhted või mind toetavad suhted, aga ma tean, et see tähistab väga palju teksti või ma võtan appi jälle siis näiteks metallielemendi energia läbi värvi, mustri, aksessuaaride, toon sinna 2 ümmarguse vormiga patja või 2 läikivat patja, kui saab sinna panna. Et neid kõiki muideks, neid 5 elemendi kirjeldusi saab lugeda minu kodulehekülje pealt www.seeder.ee on artiklid tal olemas 5 stihja kirja või 5 elemendi kirjeldused. Ja me kõiki praegu ette lugeda ei jõua. Nii, edasi. Perekond, sugupuud, soov. Punkt 1 on see on kaitse. Kaitse haiguse eest, et haigust meile tuleb. Ma olen terve, minu pere on terve, me tunneme ennast hästi, me oleme liikuvad, me oleme õnnelikult rääkida läbi. Ja mitte ei taha öelda, et ma ei taha haige olla, see on vale. Ma olen terve, kui mul oli psoriaasi, ma ei öelnud nii, et ma ei taha psoriaasi, ma ütlesin, mu käed on puhtad, mu nahk on puhas. Kõik see, mida ma tahan tulemust nagu saada. Et tegelikult tuleb kaitsta haiguste eest, aga teine on see, et ma saan siit kaudu toetada noori inimesi, noorte inimeste, ütleme, ma tahan noorda minna õppima kuhugile, tahan mingit valikut teha või ise uut asja alustada, siis see ala seda toetab. Abikaart on küll Wu-Lou, aga kui mul abikaart ei ole, võin appi võtta veeelemendi energia ja kõik, mis käib veele, alates klaasvaasist kuni siis veeämbri, nagu mul üks härra ütles, ta tõi veeämbri tuppa, ka nii võib olla või klaasnõu veega, aga vett peab tihti vahetama sel juhul, ma saan seda paaguala aktiveerida. Just, et ennem paneme kirja teksti, mõtleme teksti läbi, siis paneme talle pealkirja ja seda pealkirja me hoiame nähtavalt kas läbi eseme või läbi paagua kaardi. Kui me kodu puhastame, uuendame, me alateadlikult tuletame see endale meelde, isegi me ei mõtle selle peale, aga alateadlikult tuletame endale meelde, need hakkavad meie jaoks tööle. Me hakkame tegema valikuid, et oma eesmärke ellu viia. See on väga huvitav mäng, aga see töötab ja toimib niimoodi. Nüüd raharikkuse tsoon on samuti selle all, seega tuleb kaitsta igasuguste tülide, riidude ja erimeelsuste eest kindlasti kaitsta, aga samas saab siit kaudu toetada, kui ma tahan olla ühiskondlikult aktiivne, kui ma tahan midagi organiseerida ja teha, et mul on vaja olla hästi aktiivne, näiteks olen ka korteriühistu esimees, miks mitte seda alasi aktiveerida ja toetada. Nii et seetõttu siis võib appi võtta ka siin näiteks maa või metalli elemendi energiat, aga võib ka olla tuleelemendi energiaid, näiteks punase õiega taimi või tuua siia keraamilisi nõusid sisse rohkem, aga teadlikult või kivisid panna keraamilisse kaussi juurde. See on jälle maitse küsimus, aga ma mõtlen endaks läbi, mille eest ma ennast kaitsen. Ja panen pealkiri, mul on mõnusad suhted kõikide inimestega, mu meel on vaba näiteks, ma olen rahulolul oma iseendaga, ärme pane kirjata pealkirja, et ma olen endaga pahuks, siis ma ei taha olla riius. See võib just seda aktiveerida. Seda me kindlasti ei tee. Nüüd järgmine on keskus. Keskuse energia, kui suur on keskus, see on kokkulepe. Keskus on tegelikult võib olla 1 meeter, olen majas ka rohkem, aga tegelikult on keskuse energia väga heas toonuses. Siit kaudu saab toetada kõiki väga head asju, ka õppimist, eksamite tegemist, nii et see on väga hea paaguala sel ajal. Ka suhted saab siit kaudu toetada, nii et kirjanduslikku tegevust, loomust, loomingulist tööd, häid kogemusi, see on väga hea ala. Te võite siit kõiki asju soovida. See on väga hea ala. Abikaart on küll draakon ja fööniks, mis toetab suhteenergiaid, aga kui teil abikaart ei ole, siis võite appi tuua metallielemendi energiat ja panna selle tsooni enda jaoks tööle. Nii, nüüd on 6. tsoon õpetajate tsoon, mis samuti on tegelikult nõrgas energias.
Siin on just see oht, et on need liikumine ja liiklemine ja need reisid ja ühest punktide esiminek ja need muutused mind häirivad, et muideks see ala on seotud ka mehega, mehe valikute ja mehe otsustega. Seetõttu mehe soove, eesmärke saab siit kaudu kindlasti toetada. Ka pangalaenu, kui on vaja, või liisingut saab siit kaudu toetada. Mõelge selle peale. Ja ka rahaenergiat just küsida läbi pangalaenu ja liisingut saab siit kaudu. See vajab kaitset, et meid ei segaks liigutamist, raha liigutamist, enese liigutamist ja abikaart on küll Fulu Show, on sellised 3 olulist tarka Hiinas, aga kui mul seda pole võtta, ma võin appi võtta näiteks veeelemendi energia, tuua siia toa purskkaevu, akvaariumi, pildid veetseenidega ja siit kaudu seda tsooni aktiveerida. Nii, nüüd lapsed loovuse tsoon on sel aastal väga-väga heas toonuses. See on minu tuleviku minapilt, tuleviku visioon. Siit saab soovida kõike. Raha, suhteid, koostööd, head tervist tulevikku suunatud. Ma olen valmis muutuma, olen avatud muutustele, nii et väga mõnus paaguala. Nii et ja samas on see, et ka meie avatust ja ka natuke intuitsiooni ja mingit nagu nõidumise oskust siit kaudu toetada ka ja laste saamist samuti ka. Abikaart on küll punane elevant, aga kui meil abikaarti pole, võime appi võtta ka 5 elemendi järgi, kas siis veeelemendi, puuelemendi või tuleelemendi atribuutikaid, mustreid ja vorme, valik on väga suur. Nii et kui te mõelge, kui ma ei saanud teha seda kehvema poole pealt, saan siit kaudu kõiki häid asju oma ellu soovida. Teadmiste tsoon on sel aastal üldiselt nõrgas väga tugevat kaotuste energia sees. Ninasarvik aitab hoida, kaitseb meid kaotuste eest, on väga tugev jõuline loom. Hiinas peetakse seda väga jõuliseks abivahendiks. Samas saab siit kaudu, selle tsooni kaudu planeerida oma puhkusi, oma naudinguid, oma mõnu. Teil on tahate suve planeerida, puhkust planeerida, siis saab siit kaudu kõiki neid variante toetada. Ja aitab hoida inimesel olla, et ma olen eesmärgi kindel, ma alati tean, mida ma tahan. Nii et see on oluline paagualad seda kaitsta. Ja kui ma ei tee seda paagukaardiga, siis ma võin appi võtta näiteks tuleelemendi stihia. Näiteks minul on vannituba seal ja mul on seal veinipunased vanniga, siis need käterätikud pandud sinna, et selle aastal tuua siis tuleelementi juurde. Ja viimasena on siis mainetsoon, mis on selles samuti väga heas toonuses, sest siit saab kõike rikkust ja küllust oma elude tellida. Lasterikkust, toiduküllust, raharikkust, töörikkust, kui on vaja töörikkust tellida, enda turundamist, enda mainerikkust tellida, reiside õnnestumist tellida. Samuti ka see, et kõik need igast asjaajamised, riiklikud ka kohtuasjad lahendaksid minu jaoks hästi, sest sel aastal on väga tugevalt venimise energia igal pool sees. Kõik on just rasked asjad, mis taha üldse minna, venivad, siis saab selle tsooni kaudu neid toetada, et asjad lõpevad kiiresti, et minu detailplaneering saab kiiresti kinnituse, saab tehtud. Ma mõtlen selle tsooni hästi ilusasti läbi ja saan soovida oma jaoks ja panen ka pealkirja. Asjad liiguvad sujuvalt ja kiiresti. Mul on tehtud, mul on valmis. Pealkirja lühikene, 3-4 sõna, mitte rohkem, siis töötab see hästi. Ja kui mul pole seda paagukaarti ehk külluse sarve kaarti, ma võin tuua see ruumi appi tuleelemendi energiat juurde, tuld veelgi küünlaid, budakuju näiteks toob tuld sisse. Nii et see läbi loomade pilte, mis seda tsooni aktiveerib, et ma saan panna selle tsooni niipidi tööle. Kui ma ei taha neid kaarte ja pilte välja panna kodus, ma vaatan kodus üle jälgi, mis mul seal parasti on, siis mina olen teinud ka varem ja tegin ka sellise katsetuse, näita teile ka, ma tegin endale altari ja see altar on pandud minu kontoris seina peale ja ma isegi tein teadlikult sisse seekord endale 2 pärli kõrvarõngast, sellepärast, et mulle endale isiklikult on vaja sel aastal metallielemendi energiat juurde ja pärl ja ümarvorm on tugevast metallielemendi energiast ja ma olen pannud niimoodi iseenda jaoks läbi mõelnud iga tsooni kaardi oma eesmärgi küsinud ja pannud selle enda jaoks tööle. Nii, vaat selline on siis see paaguja jutt, kuidas saab panna iseenda jaoks tööle. See on päris mõnus, päris hea, et soovitan targalt kasutada. Edu teile!